Tere, head pärastlõunat! Tere tulemast Eesti Tulevikuuuringute Instituudi veebiseminarile. Kuidas teha nii, et tulevik ei oleks paratamatus? Mina olen Johanna Vällistu ja minuga on siin täna. Mina olen Madleen, tere. Tere, Madleen! Ja loodame, et järgmised 1,5 tundi on teil meiega põnev ja saate ka siis esitada meile küsimusi. Jagan ka meie slaide. Nii. Veebiseminar, kuidas teha nii, et tulevik ei oleks paratamatus? Räägin siis natukene sellest, et kes me oleme Eesti Tulevikuuuringute Instituudiga ja mis meid täna ees ootab. Mina olen Johanna Vällistu, Eesti Tulevikuuuringute Instituudi tegevjuht, aga sellised rollid meil on ka pigem mõttelised, et oleme need nimetused endale ise pannud ja teeme oma kambaga asju ikkagist kõik koos. Minu taust on avalikus sektoris ja uuringute teemades. Olen erinevaid uuringuid teinud umbes 15 aastat ja tegelenud tehnoloogia tulevike, tööturu tulevike, andmete tulevike ja nii edasi teemadega konsultandina ja eksperdina varasemalt siis Arenguseire Keskuses ja Riigikantseleis. Ja praegusel hetkel siis tulevikumõtlemise teemasid vean eest Tulevikuuuringute Instituudi alt, just luues selliseid kaasavaid tulevikumõtlemise lähenemisi ja olen siis ühtlasi ka viimaseid päevi TalTech Ragnar Murgse instituudi doktorant ja siis tulevane teadur, kus siis samuti jätkan tehnoloogia tulevike ja ühiskonna seoste uurimisega. Nii, tere ka minu poolt. Mina Madleen Tults ja nagu Johanna juba ütles, me oleme kõik endale juhi rollid haaranud Tulevikuuuringute Instituudis. Mina olen siis meetodijuht. Minu taust on natukene teistsugune. Mina tulen disaini maailmast ja olen siis leidnud enda jaoks võimalused, kuidas disainiprotsesse, disainmõtlemist tuleviku mõtlemisega ühendada ja igapäevaselt lisaks Tulevikuuuringute Instituudi töödele tegutsengi siis jätkuvalt disainerina ja pigem siis just strateegilise disainerina, tehes projekte avalikus sektoris, kas siis riigi elusündmusteenuste visioonide või riigiportaali visioonide, kõiki selliste visioonide ja strateegiatega. Tuleviku mõtlemise juurde tuli minu tee tegelikult läbi Ameerika Ühendriikides asuva instituudi Institute for the Future, mis siis asub Palo Altos, Californias. Seal ma olen siis nii-öelda oma sertifikaadid ja kutsetunnistused saanud, nii et võin öelda, et olen diplomeeritud futurist ja seal tegutsen ka osaliselt siis nende klientide koolitajana. Ja see põhjendab ka seda, miks nii mõnedki näited, mis mina toon, on Ameerika päritolu. Et mingisugune seos mul nendega on, et need ei ole päris siis lihtsalt kuskilt võetud ja aitäh, et te tulite ja annangi siis Johanna sulle sõna, et sisu juurde asuda. Aitäh, Madleen! Ja meie instituudi kambas on ka Berit, kes on siis meie 3. kooskonnaliige ja kellega me koos siis instituudi tegevusi igapäevaselt eest veame. Ja Eesti Tulevikuuuringute Instituut on olnud olemas tegelikult juba aastast 1991, oli vahepeal veidi vaiksemas olekus, aga siis kolmekesi oleme seda taaskäivitamas. Ja meie missioon ongi siis tulevikumõtlemist Eesti ühiskonda tuua, et me tajuksime paremini tulevikke, näeksime enda võimalusi nende erinevate tulevike taustal täna paremaid otsuseid teha. Ja selleks me oleme siis päris palju käinud rääkimas, teinud erinevates organisatsioonides loenguid, oleme ka kursuseid andnud ülikoolides, oleme ise läbi viinud veebikursuseid, päris elus kursuseid, päris ruumis kursuseid ja siis ka veame temaatilisi projekte, kus me siis ka ise nende tulevike uurimisse
panustame, aitame neid mõtestada ja siis koos paremaid tulevikke loodetavasti Eesti jaoks luua. Ehk siis meie eesmärk ongi anda selliseid praktilisi tööriistu ja luua tuleviku mõtlemisest arusaama, sest isegi kui sellel instituudil on 30-aastane ajalugu, siis me näeme igapäevaselt, et sellist tuleviku mõtlemise sõnavara meil väga head Eestis veel laialt levinud ei ole. Ja samas need kaasaegsed tuleviku mõtlemise instituudid mujal maailmas ka väga palju panevad rõhku sellele, et tulevik oleks igaühe oma ja et seda oskust siis võiks kõik omada, et natukene paremini tulevikku mõtestada. Enne kui ma meie tänase sisu juurde lähen, siis ma ka väga kutsun teid üles meie erinevaid tegemisi jälgima. Me teeme ka palju avatud seminare ja töötubasid. Näiteks on meil nüüd mais tulemas selline legodega mängimise tulevik ja töötuba, kus meie head kolleegid Emilia Riisu ja Minna Pura tulevad Soomest Laurea ülikoolist meile külla päris Lego klotsidega ja viivad läbi siis ühe tulevike kolmnurga meetodi töötoa, kus saab enda probleemi siis lahendada, et väga julgustan sinna tulema või siis mõnele huvilisele jagama. Et see on kindlasti põnev. Ja noh, näide ka siis meie varasemast hiljutisest tegevusest. Meil oli selline 2-päevane koolitus, sissejuhatus tuleviku mõtlemisse, kus me Madleniga ühe hea, väga uudishimuliku grupiga tegime läbi tuleviku mõtlemise teekonna, läksime süvitsi nende meetoditega, aga ei teinud lihtsalt siis sellist loengustiilis koolitust, vaid igaüks, kes oli sinna tulnud, sai enda praktilise probleemi ette võtta, seda lahendada. Ja see oli väga lõbus ja tore. Mõned näited meil on siis sellest, nendest tulemustest ka täna siin slaididel. Ja mis siis täna plaanis on järgmise 1,5 tunni jooksul? Esiteks, et mis asi see tuleviku mõtlemine üldse on, mis probleemi me lahendame tuleviku mõtlemisega, kuidas see protsess välja näeb, mis on tuleviku mõtlemise tooraine ja kuidas siis tulevikke tunnetada ja enda organisatsioonis seda meetodit või lähenemist hakata rohkem kasutama. Ja väga julgustame teid küsima küsimusi. Siin all on selline Q&A kast, kuhu te saate neid postitada ja pärast minu ettekannet võtame mõned küsimused ja siis ka päris lõpus loodetavasti meil jääb küsimusteks natukene aega. Mulle meeldib neid tuleviku mõtlemise ettekandeid alustada selle tsitaadiga, et tulevik on juba siin, aga see on ebaühtlaselt jaotunud. See peegeldab väga hästi ka seda põhimõtet, et see tulevik ei ole mingisugune kaugel ajahorisondil olev ebamäärane punkt, mida me ennustame mingite šamaani rituaalidega, vaid märgid tulevikust on juba meie ümber. Aga mida see meie jaoks siis tähendada võiks, seda siis tänases veebiseminaris arutamegi. Viimasel ajal, kui jälgida uudiseid, siis ka olevik on üsna ebamäärane ja kõrge määramatusega ja selle kohta Jane McGonigal, kes on siis Institute for the Future üks eestvedajaid ja mängude disainer, ütleski hiljuti, et selliste sõnade nagu ettekujutamatu ja mõeldamatu sagedane esinemine uudislugudes ütleb meile midagi olulist meie globaalse seisundi kohta. Meid tabab tegelikkus ootamatult. Aga kuidas teha tulevikuplaane ajastul, mil vapustused näivad lõputud? Ehk päris tihti kuuleme ka ise seda, et mis asja, miks mõelda siis 15 aastat edasi, 20 aastat edasi, kui juba praegu on nii keerulised ajad. Õnneks on meil olemas erinevad raamistikud, mis siis seda suurt küsimust aitavad mõtestada. Üks nendest on siis selline tuleviku koonuse lähenemine, mis ka selgitab tuleviku mõtlemise teoreetilist lähtepunkti, et kuigi meil praegusel hetkel on selline üks objektiivne ajapunkt ja reaalsus, siis mida ajas edasi, seda laiemaks muutub meie võimaluste spekter. Me hakkame nägema väga erinevaid tulevikke. Seepärast me siis ütleme ka tulevikud, mitte tulevik, sest selles meie tulevikupildis on olemas nii erinevad võimalikud, usutavad, tõenäolised, ka sellised, mida me eelistame, vähem eelistame tulevikud, mida me saame siis tuleviku mõtlemise meetodite abil selgitada, selgemaks joonistada, teha täna paremaid otsuseid. Ja ehk annab see
hüpe kaugemasse tulevikku ka natukene lootust juurde võrreldes selle suure sasipuntraga, mille sees me täna oleme, sest hakkame nägema reaalseid võimalikke trajektoore. Üks oluline teooria, mis on tuleviku mõtlemise valdkonda mõjutanud, on see, et elame VUCA maailmas. See VUCA termin kerkis esile 90ndatel aastatel ja see hakkas tähistama seda, et maailm on siis volatiilne, ebamäärane, kompleksne ja mitmeti mõistetav. Et seetõttu on meil vaja erinevaid stsenaariumeid ja tulevikupilte, et sellest paremini aru saada. Aga midagi on nüüd viimastel aastatel juhtunud ja üha rohkem kasutatakse sellist mõistet nagu paanimaailm ehk siis maailm on habras, ta on ärev, mittelineaarne ja arusaamatu. natuke sarnane nagu see Fuka termin, aga erilist tähelepanu võiks siin pöörata selle ärevuse ehk anxiousness aspektile. Ja üks tuleviku mõtlemise missioonidest ongi ka küsida, et kuidas see mis eesti keeles on ärevus, aga tegelikult võib ka muutuda apaatsuseks, kuidas muuta ta agentsuseks, nagu tulevikuagentne. Ja paratamatult kõik ettevõtete juhid, organisatsioonide juhid on seda tajunud, et ükskõik kui häid otsuseid nad teevad, siis see tegutsemiskeskkond ei ole nende enda kontrolli all. Erinevad uuringud siis on välja toonud sellise suhtarvu 45-55, mille kohaselt tajutakse seda keskkonda siis niimoodi, et umbes 45% ulatuses ma saan teha ise otsuseid ja 55% on selline määramatuse kontekst, milles ma pean hakkama saama. Ja muidugi tulevik tekitab ka palju ebakindlust, kui me räägime tehnoloogilistest muutustest, demograafilistest, nii edasi, siis väga paljud tippjuhid ka tunnevad seda, et need muutused on liiga kiired ja meie ettevõte ei pruugi olla enam elujõuline. Siin on siis ka ühest hiljutisest artiklist näide, mis tõi välja, et just tehisaru hetkel on see tunnetuslik muutus, millega tahetakse siis kohaneda. Küll aga on oluline siin aru saada, et me jääme sageli lootma, et asjad jäävad samaks, et nad jäävad selliseks, nagu nad praegu on, aga see ei ole hea strateegia. Seega, mis probleemi see tuleviku mõtlemine lahendab? On arvukalt erinevaid mõttevigasid, mis meie peas seda tulevikupilti loovad. Meil kõigil on ettekujutus tulevikust, võib-olla ühest tulevikust, võib-olla mitmest tulevikust, aga üldiselt loomupäraselt ei ole me seda väga hästi läbi mõelnud ja see ei pruugi olla meile abiks täna paremate otsuste tegemisel, et siis selle muutuva keskkonnaga toime tulla. Esimene on siis see, et see tuleviku mina, kelle vastu ma peaksin olema väga hea, ta on minu jaoks võõras inimene. Näiteks pensioniuuringutest ju teame, et enamik inimesi võiksid teha täna palju paremaid finantsotsuseid, et oma tuleviku mina jaoks luua tagatisi, luua puhvrit, et tal oleks parem elu, aga me lihtsalt ei suuda seda tulevikku niimoodi nipsust ette kujutada ja olla oma tuleviku minu jaoks valmis. Teine suur mõttemuster on see, et kõik järjepidevalt kasvab või on meil mingisugune muu arusaam sellest, et kuidas asjad edasi arenema hakkavad. Tihti siis ka tehnoloogiaga seotud ettekujutus tulevikust ehk siis selline üheplaaniline arusaam, kasvutulevik, mis kitsendab meie vaatevälja. Aga väga ebamugav on vaadata ka teistsuguseid variante, et see määramatus on meie jaoks ebamugav. Me tahame seda ühte tulevikku ikkagist seal oma kuklas hoida. Kolmas probleem on see, et meile väga meeldivad andmed ja muidugi ka tuleviku mõtlemises on erinevaid selliseid lähenemisi, mis kasutavad mudeleid, kus me saame mudeldada erinevaid stsenaariumeid, väga kihvtid, aga me peame olema ettevaatlikud erinevate prognooside osas, mis annavad meile ainult pooliku pildi. Selline natuke klišeeline väljend või ütlus on siis see, et see on justkui tahavaatepeegli järgi sõitmine.
sest tõsi ta on, see statistika, mida me oleme kogunud, ta kirjeldab minevikku ja ta ei võta arvesse võimalikke selliseid järsemaid muutuseid ja arenguid. mis veel? mõttemustrid paratamatult tihtipeale hoiavad meid kinni selles positsioonis, mis me praegu oleme, et isegi olen mõnes stsenaariumi projektis näinud, et kui äh, tekib mõni äge stsenaarium, mis on praegusest hetkest teistsugune, siis sellele on ka tugev vastuseis. et tahetakse siis oma praegusest sellest sellisest positsioonist, staatus quo'st kinni hoida ja ka siis tahetakse näha seda, mis on meie jaoks tuttav, tavapärane, mida me teame, ehk siis sellised meile tuttavlikud arengud, et seepärast ka väga hästi selliseid väga pöördelisi tulevikke üldiselt ette kujutada ei oska. nüüd, mis puudutab tehnoloogia arengut, siis siin seda mõttemustrit selgitab Amara seadus, mis ütleb seda, et lühiajalises perspektiivis me kipume üle hindama tehnoloogia mõju ja arengut ja pikaajalises perspektiivis jällegi alahindama, ehk meie kaugema tuleviku projektsioon ei ole nii tehnoloogiline, kui ta tõenäoliselt hakkab välja nägema. aga me siis kujutame ette, et need tehnoloogilised murrangud hakkavad kohe-kohe juhtuma. no ja muidugi meil on näide varnast võtta, see on siis parasjagu kõik, mis on seotud tehisintellektiga, tehisintellekti arenguga ja Gartneri selline haibitsükkel näitabki, et praegu on tehisaru arendustesse väga-väga palju investeeritud. Ootused on väga kõrged, aga tõenäoliselt siis ei pruugi nad lähiaastatel realiseeruda, inimesed pettuvad, investeeringud vähenevad, mingisugune mull läheb lõhki, aga pikaajaliselt see muutus saab olema siis väga märkimisväärne. ehk üks pilt, mida mulle meeldib nende tulevikuarutelude juures näidata, ongi see Remo Savisaare Armas rebane, kes on siin murul valgusvihus. ja see näitab, see on justkui paralleel meie tavapärasele tuleviku mõtlemise lähenemisele, kus me mõtleme kas ainult tehnoloogilistele arengutele või me mõtleme ainult noh, ka mõnikord ühiskonnale või me räägime ainult geopoliitikast ja sõdadest, aga me ei võta arvesse erinevaid võimalusi ja tervet pilti. nii et kui me jõuame siis konkreetsemalt selle tuleviku mõtlemise lähenemise juurde ja võib-olla taustaks siis ka oluline öelda seda, et tuleviku mõtlemine on mõneti lihtsustatud sõna kogu selle asja kohta ja ega meil ühte kokkulepitud sõna eesti keeles ei olegi. Kui inglise keeles on näiteks ettevõtted kasutavad sellist lähenemist nagu strategic foresight, strateegiline tulevikeseire või siis akadeemias viiakse läbi tuleviku uuringuid, futures studies, siis eesti keeles on kasutatud nii tulevikeseiret, on kasutatud arenguseire sõna, on kasutatud mitmuses, ainsuses ja ma arvan, et see alles hakkab settima, et mis meil tõesti lõpuks sõelale jääb, et mille kasuks me otsustame. aga meie oleme siis selleks, et see oleks arusaadav, võimekusena, oskusena, praktikate kogumina, siis me kasutame peamiselt tuleviku mõtlemise sõna. ja mis see siis on? ta on definitsiooni kohaselt meie oskus ja võimekus tajuda ja mõista erinevaid tulevikke ja nende põhjal täna paremaid otsuseid teha. väga lihtne, eks ju. et siin on 3 olulist küsimust, mida tavaliselt küsitakse selle protsessi jooksul, kuhu maailm liigub, ehk siis mis need erinevad tulevikud on, millega me peame arvestama. ettevõtted, aga ka avaliku sektori organisatsioonid, võib-olla siis mitte rahalisest perspektiivist, küsivad, kuidas ja kus luuakse tulevikus väärtust ehk siis see väärtuspakkumine tulevikus muutub. ja kolmandaks muidugi see, et mis on meie roll ja võimalused nendes erinevates tulevikes siis hakkama saada ja nendeks täna valmis olla. see täna on hästi oluline. ja kuigi neid tuleviku mõtlemise meetodeid ja peamiseid lähenemisi on
hästi-hästi palju, mitte kümneid, vaid sadu, siis saab nad jagada kolme põhilisse etappi, seda saaks ka ringina esitada. Esimene etapp on siis horisondiseire ehk siis tänase tegutsemiskeskkonna mõistmine ja see on selline faas, kus me proovime aru saada, et millised on tänased muutuste jõud, mis on siis trendid, signaalid, erinevad andmepunktid, mis meie tänast olukorda iseloomustavad, aga mis hakkavad meid siis vedima erinevate tulevike suunas. Teiseks, väga oluline etapp, siis tuleviku kujutlemine, millised on erinevad stsenaariumid ehk tulevikulood ja millised on võimalikud visioonid, millega me siis, kuhu suunas me tahaksime minna. Ja kolmandaks, otsustamine, tulles siis nendest erinevatest tulevikest tagasi, mida me täna teeme paremini või teistmoodi kui enne selle tuleviku info põhjal. Ja natukene räägin teile siis nendest tuleviku mõtlemise koostisosadest, et mis on need erinevad tüübid ja kategooriad, millega me peaksime arvestama või arvesse võtma selles protsessis ja nendes kolmes sammus. Esiteks, need suured muutuste jõud, mis meid tuleviku suunas veavad. Ja siin on üks minu meelest suurepärane slaid Madlenilt, kus ta on pannud siis erineva tasandi muutused ühele pildile kokku ja neid on oluline mõista. Kõige suuremad muutuste jõud, millega me üsna tõenäoliselt peame igal juhul arvestama, ükskõik, kas me elame Eestis, Ameerikas, oleme ettevõte, kool või nii edasi, on megatrendid. Need on massiivsed globaalsed trendid, mis väga kindlal suunal liiguvad. Näiteks kliimamuutused, näiteks transformatiivsete tehnoloogiate esiletõus, näiteks demograafia muutused, murenev maailmakord, sotsiaalse sidususe vähenemine ja võib-olla siin jaotuses võib mingeid muid kokkuleppeid ka olla, aga need on kindlalt ja neid ma siis ka täna natuke näitan ja pusin lahti. Nende all või nende sees on siis mõjutegurid ehk mõjurid, mis nii-öelda põhjustavad, suured põhjustajad trendide ja signaalide vaatest. Trendid, see ei ole tõenäoliselt kellelegi uus sõna, trend on mõõdetav muutus ja signaal samas on justkui väike tulevike seeme, mis võib kasvada, aga võib ka ära vajuda, et temast ei teki midagi, aga signaalidest võib kasvada just selline teistsugune transformatiivne tulevik. Lähme siis nende sisse, et kui võtta ette see esimene, see horisondiseire samm, kuidas sellele tavaliselt läheneda. Ma ütlesin enne, et meil kipub olema selline mõttemuster, et me ülehindame näiteks tehnoloogia mõju tulevikus või tehnoloogia rolli või me teemegi oma tulevikupildid ainult tehnoloogiale tuginedes. Ja sellega siis tulevikumõtlejad nad proovivad seda tasakaalustada läbi selle, et otsida neid muutuseid erinevatest kategooriatest. Millised on siis ühiskondlikud, tehnoloogilised, majanduslikud, keskkonnaga seotud, poliitikaga seotud, õiguslikud, eetilised, väärtustega seotud muutused, mida me täna näeme. See on selleks, et me ei jätaks märkamata midagi väga olulist. Ja ma natuke näitlikustan, kuidas see mõttemuster siis nendes erinevates muutuste kategooriates võiks välja näha, mis need näited on ja mida meie oleme märganud. Muidugi siis esimene teema, tehnoloogia, on alati kõikidele väga põnev, huvipakkuv ja sellest me ka palju räägime ja seda seirame. Ja tehnoloogia valdkonnas, kui me räägime megatrendist, siis me näeme praegu sellist tehnoloogia supertsükli megatrendi esile kerkimas, kus meil ei ole lihtsalt digitehnoloogiad ja tehisaru, vaid siin taustal siis ka nende erinevate tehnoloogiate omavaheline koostoime, omavaheline suhtlemine ja siis väga huvitava aspektina ka biotehnoloogilised arengud siia kampa. Näiteks üha rohkem näeme siis selliseid asjade ühendatud ökosüsteeme, kuidas erinevad asjad siis on omavahelises võrgus, suhtlevad, vahetavad andmeid ja aitavad AI-l ka edasi areneda. Näide on siin siis selline tark kassiluuk, mis ei luba kassil tulla tuppa, kui tal on hiir suus.
või siis Narva-Jõesuus tark ülekäigurada, mis jälgib erinevate andmete põhjal, millal siis peaks andma autojuhtidele või jalakäijatele erinevaid signaale. me näeme praegu, ja see ei ole siis selline väga kauge tuleviku värk, vaid juba praegu me näeme siis, et meil on ühendatud ai agendid esile kerkimas, mis võivad siis aidata automatiseerida väikeste ettevõtete, aga ka eraelu tegevust, et minu kalender ja minu külmkapp kuidagi omavahel suhtlevad, minu robottolmuimeja, minu selline isiklik assistent ChatGPT-s, et nad hakkavad omavahel vaikselt juba selliseid koostöösuhteid ajama ja võib-olla ühel hetkel saame sellest mingisuguseid hoopis teistsuguseid eluviise näha. Need ai agendid samas on üha rohkem sellised iseseisvad tegutsejad ja võivad jätta meid sellest otsustusprotsessist ka üha rohkem välja. ja noh, siin taustal muidugi, mis seda võimaldab, on selline sensorite võrk, satelliitide võrk, tohutu hulga andmete, andmepunktide, andmeallikate levik, et kõike saab mõõta, jälgida, seirata. ja noh, selliseid erinevaid agente, mis siis aitavad inimese abilisena, hakkab üha rohkem tulema, kes siis lubavad olla inimese elu projektijuht, aga siis seda võib-olla ühel hetkel ka on. mis mis me veel näeme, on siis sellised multiagentide süsteemid, mis on nagu huvitav sellise arengu puhul, et ma ütlesin, et kui nad omavahel suhtlevad, siis nad jätavad inimest üha rohkem sellest mängust välja, siis tõesti on märgatud, et erinevates eksperimentides ai agendid on loonud ka oma keele, et läbi inimese keele suhtlemine neile aeganõudev, aga nad siis on loonud näiteks sellise droid speak'i, et kiiremini suhelda. Siinjuures siis küsimus ka, et kuidas inimene selle tehnoloogiaga suhestuda saab ja kuidas biotehnoloogilised arengud siia mängu tulevad. üha rohkem otsitakse siis võimalusi, et ma ei saa lihtsalt oma tehnoloogiat katsuda, mingisuguseid nuppe vajutada, vaid see on selline kogemuslik, tunnetuslik, tehnoloogiline kogemus, kus näiteks silmadega saan liigutada mingisuguseid asju ekraanil või siis tekivad mingisugused sellised sellised ütleme, ruumi kogemusel põhinevad või ruumi andmetel põhinevad kogemused, nagu näiteks siin see Zaha Hadidi projekt, projekteeritud kontor, kus siis andmepunktide põhjal kogu aeg asju ka muudetakse ja kohandatakse. no muidugi meie suur unistus kõikidele, et me saaksime saata oma sõbrale pitsat, kui tal on halb õhtu, et selliseid teadusarengu signaale me ka oleme viimasel ajal märganud. humanoidrobotid, jällegi üks väga huvitav, isegi ma ütleks mitte enam signaal, vaid kindel trend, mis ühest küljest kas siis iseseisvate tegutsejatena pakuvad väga suurt potentsiaali näiteks tööstuses, iseõppivate töötajatena või teisest küljest ka aitavad inimesi nii-öelda võimendada ehk selline eksosskeletonide innovatsioon aitab näiteks inimesi, kes on piiratud liikumisvõimega ja või kes teevad näiteks rasket füüsilist tööd. ja noh, erinevad sellised signaalid siis nagu annavad aimu, et väga suured tehnoloogiaettevõtted praegu proovivad seda tehnoloogiat ja bioloogilist aspekti kokku tuua, et siin on Apple'i patenditaotlus, kus on näidatud, kuidas inimese kõrva, kui ta paneb kõrvaklapi kõrva, siis erinevad sensorid saavad sealt infot inimese vererõhu, südamerütmi, lihaste liikumise ja muu sellise kohta. ja muidugi üks väga oluline aspekt, mida me sellel veebiseminaril tahame ka näidata, et võib-olla see, kuidas ma olen praegu sellest tehnoloogiast rääkinud, ka tundub selline hästi optimistlik, et siis alati tuleb hoida taustal ka sellist küsimust, et
mis on selle arengu võib-olla ebasoovitavad mõjud ja tulemused ja alati need on, et see tehnoloogia kiire areng ei ole ainult positiivne. Näiteks siis see areng, et tehisaru teatud erinevates ülesannetes juba ületab inimeste oskuseid, mis võib tulla meile abiks nendes valdkondades ja nende tööde puhul, mida me ei taha ise teha. aga kui me räägime sellistest suurtest tööturu muutustest, siis muidugi see risk, et me saame asendada väga suure hulga inimesi nende töö tehisaruga või nendesamade humanoidrobotitega, on inimühiskondadele negatiivne mõju. Ja muidugi, kui me räägime sellest, et maakera on kaetud sensoritega, me seirame kõike, saame kõike jälgida, siis siin taustal tekivad huvid ka teistel riikidel, kes ei ole ehk demokraatlikud riigid, kes tahavad samamoodi neid andmeid endale saada ja väga olulised küsimused küberturvalisusest ja sellest, et kuidas me saame siis tagada, et meie andmeid kõige paremal viisil kasutatakse. Ehk siis selle tehnoloogia supertsükli megatrendi puhul me näeme, et meil on vaja erinevaid andmeid, tekivad siis nii-öelda suured tegutsemismudelid, aga me peame siis ka olema valmis, et valmis tulema toime väga oluliste andmeturvalisuse, andmekaitse ja ka geopoliitika küsimustega ja siis ka olema valmis suurteks šokkideks tööturul või siis neid lihtsalt ka ära hoidma teadlikult. Kui nüüd edasi minna, siis teine suur megatrend on loomulikult kliimamuutused ja asjaolu, et kliima ei ole enam erinevate mudelite sees ratsionaalselt mudeldatav, et me näeme järjest selliseid äärmuslikke ilmastikuolusid ja need ei ole küsimus lihtsalt sellest, et kuskil on suur põud või kuskil on suur üleujutus, vaid see hakkab mõjutama kogu maakera tarneahelaid, erinevaid süsteeme, nende toimepidevust, rännet, nii edasi. ehk siis see supertsükkel, ükskõik kas suudetakse siis nüüd rohepöördega toime tulla või mitte, meid juba mõjutab. ja noh, loomulikult siin taustal on oluline see, et kui me räägime siis nendest maa piiridest, maa no, ressursipiiridest, siis näeme, kuidas aasta-aastalt neid piire ja inimkond ka aina ületab ja tarbib siis ja toodab üle maa ressursi taluvuspiiride. ja see ei ole uus uudis, sellest muidugi räägiti juba 70-ndatel. Aga taustaks, kui me räägime sellest, et igal arengul on nii ja naa arengud või nii ja naa mõjud, siis on oluline teada, et selline ületarbimise päev, mida siis 70-ndatel hakati mõõtma, on iga aastaga ettepoole liikunud ja nüüd oleme siis igal aastal mõtteliselt juba kuskil seal augusti keskpaigas oma maaressursid ammendanud. Üks oluline mõjutegur jälle või selline tulem nendest kliimamuutustest ei ole ainult see, et on näiteks saastunud õhk või halvemad elutingimused, vaid näiteks ka see, et noorte inimeste vaimne tervis on väga suure riski all. Hirm tuleviku ees on väga suur. ehk siis need asjad on omavahel väga seotud. ja nüüd ma palun teil korra mõelda tagasi selle tehnoloogia supertsüklile, kus oli, hakkas paistma nii palju erinevaid huvitavaid võimalusi selle kohta, kuidas see tehnoloogia siis, erinevad agendid aitavad meil oma elu planeerida ja nii edasi. No, kindlasti panite tähele eelmisel nädalal OpenAI uudist selle kohta, kuidas iga kord, kui me ütleme aitäh või palun ChatGPT-le, siis see maksab neile miljoneid dollareid. ja muidugi see on seotud sellega, et kogu see tehnoloogia on pea peale pööranud inimkonna arusaama sellest, et milline on energeetika tulevik. kui me mõtlesime tükk aega, et tehnoloogia aitab meil luua efektiivsemaid lahendusi, me suudame pikas perspektiivis siis hakata sama sammu käima oma kliimaeesmärkidega, siis nüüd me näeme, et projektsioonid näitavad, et globaalne energiatarbimine võib, kui oleks võimalik, hakkaks kasvama tänu nendele tehnoloogia, tehisaru arengutele lausa eksponentsiaalselt või väga-väga ulatuslikult. et kust
jällegi see piir tuleb, mis on need võimalused, et see võib seda tehnoloogilist arengut ka väga mõjutada, eriti kui me mõtleme ka sellistele kohaliku tasandi vastuseisudele taastuvate energiaallikate osas, et kust see energia hakkab tulema, on väga suur küsimus praegu. ja noh, loomulikult see on näide sellest, kuidas kliimakriis kandub üle erinevatesse valdkondadesse, tarneahelatesse, tekivad konfliktid, erinevate toodete puudujääk, ka siis sellised piirkondlikud geopoliitilised plokistumised, nii edasi. ja see on väga seotud selle järgmise megatrendiga, mis on siis geomajanduslik võimupiiride nihkumine, mis on, kus me näeme ühest küljest seda, et nii näiteks tehnoloogia valdkonnas, uute lahenduste valdkonnas on Aasia väga jõuliselt esile kerkimas. ja samal ajal on levimas väga erinevad äärmuslikud ideed, näiteks need vabaduse linnad USA-s, kus on tehtud ettepanek teatud piirkondades loobuda regulatsioonist. ja ka Eestis oleme märganud selliseid suundumusi, et tahaks nüüd õhemaks tõmmata, vähemaks tõmmata. ja samal ajal me näeme ka suurt muret nendesamade kliimamuutuste pärast, tugevat sellist tasaarengu, tasakasvu liikumist. ja mida see meile ütleb, kui me jälgime seda olukorda, on see, et need väga erinevad arusaamad, väga erinevad ideoloogilised arusaamad ei pruugi lihtsalt leida ühist keelt, et paremaid tulevikuotsuseid teha, neil ei ole ühesugust tulevikku, ehk siis see vastandumine, plokistumine on väga oluline risk. ja samal ajal siis ühiskondlikud muutused siin taustal, need vananemise, linnastumise megatrendid toovad kaasa selle, et üha vähem inimesi elab maapiirkondades, inimesed elavad kauem, meil on võimalik aidata neil kauem elada ja koos selle tehnoloogiaga, erinevate biomeditsiini arengutega on siis tekkinud ka võimalus ennast üliinimeseks tuunida, et mitte lihtsalt siis ilusüste teha, et olla sellise avatari moodi, vaid üha rohkem siis erinevaid kasutada mingit toidulisandeid, steroide, et olla tugev, võimas, natuke selline roboti moodi. seda siis näitab näiteks enhanced games ehk siis võimendatud mängude siin võistlus, mis sellel aastal peaks toimuma. ehk siis ühest küljest muidugi suurepärane uudis, et inimesed elavad kauem, 100 on uus 60, aga mina mõtlen tihti ka sellele, et kui ma mõtlen ühele oma lemmikfilmile Wall-E, siis kuidas praegused sellised tervisega seotud võimalused ja hoiakud võivad kaasa tuua hoopis suurema ebavõrdsuse, et mõned inimesed elavad kaua ja tervislikult, aga teised siis nagu need Wall-E inimesed, kes isegi kõndida ei osanud. ja seda muidugi toetab ka erinevate digitehnoloogiate tulek tööturule, mis on siis seda tööturgu polariseerinud ja muutnud seda ebakindlamaks. ja ühiskonna puhul me näeme siis ka üha rohkem seda, et kes üldse on otsustaja, kellel on võim, et noored inimesed võtavad üha rohkem šnitti oma sotsiaalmeedia mõjuisikutelt, et sellised tavapärased mõjutamisviisid enam ei toimi. ehk siis, kui ma võtaksin nüüd selle megatrendide ja signaalide pildi kokku, siis siin on üks näide, kuidas megatrend transformatiivsetest tehnoloogiatest võib olla siis väljenduda ühe mõjutegurina tehisaruna, millel on üha rohkem siis vajadust andmete järele, mida ta internetist ei leia ja see andmete kogumine on igal pool kasvamas. siin sees on siis trend sellest, et igal pool on meie andmeid mõõtvad andurid, sealhulgas inimese peal, inimese sees, inimese keha sees. üks trend on ka digitaalsete kaksikute loomine ja signaal ehk siis väike muutus, mis annab aimu pikaajalisest võimalikust tulevikust, on siis inimese hammaste digitaalne kaksik, mida nende andurite põhjal siis kokku pannakse. ma räägin väga lühidalt, et mida selle infoga siis peale hakata, et tihtipeale need erinevad trendid ja suundumused tunduvad justkui selline
noh, põnev jutt, oli hea teada, aga me ei oska sellest kuidagi midagi järeldada. Et mida sellega siis tehakse, nende muutujatega? esiteks, me saame neid signaale seirata ja seda me proovime siis ka Tulevikuuuringute Instituudis teha, neid noppida ja mõelda, mida need võivad kaasa tuua. me oleme siis oma töötubades ka seda teinud ja see on alati väga põnev, sest me jõuame sellise nagu taipamiseni, et signaal võib esmapilgul tunduda selline tühine nähtus, aga ta võib kaasa tuua väga olulise muutuse. Me oleme nendest teinud signaalipilvesid, kus me paneme need erinevad muutused kõik kokku ja hakkame vaatama, kas me saame neid näiteks rühmitada, kas neil on omavahelisi koosmõjusid. Ja on muidugi ka selliseid organisatsioone, kes teevad lausa signaalipankasid, kuhu saab siis neid koguda, neid signaale. signaali on ka suurepärane viis küsida, mis oleks, kui küsimusi. Et näiteks, mis oleks, kui siis nende biotehnoloogiliste arengute tulemusel oleks kõikidel parem juurdepääs kvaliteetsele toidule. Ehk siis tekivad sellised spekulatiivsed tulevikustsenaariumid. Ja noh, muidugi selle harjutuse suur mõte on see, et me oskaksime näha kaugemale, me oskaksime mõista, mis on siis see pikaajaline arenguhorisont ja kuidas ta erineb sellest tänasest olukorrast ja mida me täna teeme. Ja selleks on meil vaja siis nendest trendidest ja signaalidest minna kaugemale, hakata mõistma, et millised on siis võtmemääramatused ehk siis nüüd suure mõjuga arengud, mille puhul me näeme, et võivad minna nii ja naa. Näiteks tehisaru võib hakata inimtööd võimestama, aga on ka väga palju argumente või põhjuseid uskuda, et ta tekitab palju segadust, ta hakkab automatiseerima ja võib-olla jätab inimese üldse sealt ringist välja. Ja selleks on vaja liikuda siis signaalidest ja spekuleerimisest alati ka edasi, kui vähegi on võimalik ja hakata neid vaatama süsteemsemalt, minna üle prognoosimiselt stsenaariumidele ehk siis mõtlemist ümber raamistada. Ja mis see stsenaarium siis on? Need on kirjeldused võimalikest tulevikest, mis peegeldavad meie tänast perspektiivi olevikule, minevikule ja tulevikule. ja see ei ole prognoos, see on üks tõenäoline tulevikuseisund ja tavaliselt siis stsenaariumid on kõik koos komplektis, et neid vaadatakse siis koos. Ja nagu on öelnud Tulevikuuuringute Instituudi asutaja, emeriitprofessor Erik Terk, siis tema ütleb, et stsenaariumid me reeglina valida ei saa, neist saab teha järeldusi oma strateegia kujundamiseks. Ja need stsenaariumid on olnud siis ka tuleviku mõtlemise alustala juba viimased paarkümmend aastat. 50-ndatel on Rand Corporationi poolt meetodina loodi, aga siis läbi ajaloo me oleme näinud, et nad mängivad väga suurt rolli nii eraettevõtete töös kui ka siis erinevate riikide töös, et neid tuleviku arenguid mõtestada. Ja siis siin lihtsalt paar näidet Eesti stsenaarium mõtlemise ajaloost. Me ei lähe nendesse väga põhjalikult sisse, et nad vajaksid selgitamist või sellist põhjalikumat selgitamist, et neid väga hästi aru saada, aga võib-olla keegi meie veebiseminari kuulajatest on kas ise olnud nende protsesside juures või siis mäletab, et näiteks see Arengufondi Eesti kasvuvisioon, mis tehti 2010. Kindlasti olete kuulnud Skype saare stsenaariumist või Lõuna-Soome stsenaariumist, et selline majanduspilt geopoliitilises olukorras. Või siis hoopis, kui minna ajas tagasi, siis aastal 1997 tehti Eesti 2010 stsenaariumid, kus jällegi üritati vaadata, et kuidas Eesti majanduslikult võib aastal 2010 hakkama saada ja kuidas siis, kellega me siis globaalselt koostöösuhetes oleme, kust majanduse väärtus tuleb. Ja viimane näide nende stsenaariumide puhul siis Arupi globaalsed kogu inimkonna tulevikustsenaariumid aastal 2050, mis on küll loodud juba aastal 2019, et natukene vanad, aga ma arvan, see raamistik on nii universaalne, neid tasub ikkagist aeg-ajalt vaadata, mis üritavad siis mõtestada inimkonna ja looduskeskkonna võimalikke arenguid omavahelises seoses, et kuidas saada üle sellest kliimakriisist, kuidas, mis on need võimalused, et inimkonnal läheb hästi, loodusel läheb hästi, aga siin on ka, näete, selline extinction express stsenaarium ehk siis väljasuremise kiirteekond. Ja
mina siinkohal oma sellise sissejuhatava tulevikumõtlemise loengu lõpetan. kuidas sulle tundus, Madlen? väga huvitav oli. ma loodan, et teistel kuulajatel ka. aga ma mõtlesin, et ma ikkagi küsiks nende stsenaariumite kohta juurde. et sa oled ise olnud päris mitmes stsenaariumi projektis osaline. et mis on see, mis need stsenaariumid nagu heaks teeb ja selliseks, et nad nagu kõnetavad ja tõesti panevad inimesi mitte ainult mõtlema ja imestama, vaid ka tegutsema. stsenaariumidega on niimoodi, et hästi põnev on neid alati teha. ma olen teinud näiteks töö tuleviku stsenaariumeid, andmeühiskonna tuleviku stsenaariumeid, pensionide tuleviku stsenaariumeid. aga mis tihtipeale nende stsenaariumi meistritel juhtub, on see, et see stsenaariumi komplekt saab valmis, toimub selline suur esitlemine, aga nad jäävad siis kuidagi, noh, siis nad jäävad sinna. ja noh, muidugi stsenaariumide puhul kõige olulisem on see, et need oleksid kasutatavad, et nende põhjal viidaks läbi siis see kolmas samm, mida ma alguses näitasin, et tänane otsustamine. ja selleks on mõned nipid, mida ma olen nüüd aja jooksul õppinud, mis on väga olulised. et esiteks need inimesed, kes hakkavad täna tegema selles teemas tulevikuotsuseid, nad peaksid olema nende stsenaariumide loomise juures, et nad võtaksid nad omaks, saaksid neist aru, noh, kasvõi natukene, võib-olla mingisugune kaasav seminar. ja noh, muidugi ka see, et nagu otsustajad võiksid seal olla, et me ei tee neid kellegi jaoks, vaid stsenaariumid tehakse siis kellegiga koos, kes hakkab neid kasutama. Mhm. ja siis, et sellele alati järgneks see läbimängimine, taipamiste leidmine, tänaste otsuste tegemine, nii edasi, nii edasi. ja siis on veel üks väga oluline aspekt, et need stsenaariumid ei tohiks olla abstraktsed, et nad peaks olema tunnetatavad, et see tulevik nendes stsenaariumides peaks olema meile käega katsutav, et me suudaksime sinna sisse minna, sest muidu ta on selline analüütiline kuskil kaugel mingi lugu, aga et me päriselt oma nahal tunneksime, et mis see on. ja kas mul on Mhm, õigus, et ma mhm. võin nüüd sõnajärje sulle üle anda, Madlen, selle Ja, osas? aga siin on veel ka üks küsimus sulle enne, ja, kui sa mulle sõnajärje annad ja me nendest tunnetamise teemadest saame rohkem rääkida, et uuritakse see viimane, see Arupi stsenaariumit, vaata see slaid, mida sa näitasid, et seal X-teljel oli siis sotsiaalse heaolu tõus ja langus. et kas sa räägiksid, et kuidas seda määratletakse või mõõdetakse? ja aitäh, Liinu, selle küsimuse eest. ma võin sinuga neid stsenaariumid pärast jagada, siis sa saad seal vaadata et täpsemalt, et seal on hästi põhjalikult need stsenaariumid lahti kirjutatud, aga nendes maailmades, need on sellised arhetüüpstsenaariumid, kus sotsiaalne heaolu on siis minu meelest hästi oluline aspekt oligi ühiskondlik ebavõrdsus, et seal on need kehvemad stsenaariumid on siis kas need, kus on see Extinction Express, kus ei ole kliimamuutustega toimetulekuks midagi tehtud ja inimesed jäävad sellega üksi. Nad on siis kas siis nende äärmuslike loodusnähtuste loodusnähtuste mõju vallas on näljahädad, põuad, veekriis, elektrikriis, nii edasi. aga noh, seal on ka selline natuke tagasihoidlikum stsenaarium, kus on hästi piiratud inimühiskondade toimimine selleks, et me ei hävitaks maakera lõpuni ära. ja noh, seal see piirang siis on loonud ka mingisuguse tagasilöögi. ma jagan ja siis me saame selle üle arutada, et ma võib-olla nii täpselt ka praegu ei mäleta, mis need kriteeriumid olid. nii, ja siis Mikk küsib, et abstraktne versus käegakatsutav tulevik. ja sellest hakkabki Madeleine kohe rääkima, et kuidas neid tulevikke tunnetada. Mhm. Nii, aitäh. ma kohe siin teen siis selle jagamise asja. Mhm. Jah, kuidas siis neid tunnetada? nii, vaatame siis, kuidas see käib. ma võib-olla alustaksin natukene sellisest nagu kaugemast otsast või võib-olla isegi ma ütleks nagu sügavamast otsast. et, et kui Johanna päris alguses rääkis mõttevigadest
ja siis, et milliseid probleeme me kogu selle tuleviku mõtlemise metoodikaga lahendame, et siis üks küsimus oli nagu see empaatia ehk siis see, et kas tuleviku mina või võib-olla ka mõni tuleviku situatsioon, et see on tegelikult võõras. Et nüüd need meetodid, millest mina kohe rääkima hakkan, et nende eesmärk ongi siis see, et inimesed kogeksid ja neil tekiks empaatia selle olukorra suhtes ehk siis selline isiklik taju ja isegi öeldakse, et kui sa nagu tõesti sinna sisse lähed nendesse stsenaariumitesse, et siis see on natukene nagu unenägemine, mitte unistamine, aga unenägemine just selles võtmes, et sinu tavaline mõttemuster ja selline igapäevane toimetamine ja emotsioonid ja mõtted, nad saavad natukene nagu nii-öelda põrutada. Ehk kui me mõtleme, et siis unenägudes ka need lood ei ole alati väga loogilised ja seal võivad juhtuda sellised ebatavalised olukorrad ja nad jätavad sinusse mingi sellise teatud jälje. Ja seda võrreldakse ka masinõppes nii-öelda müra süstimisega, mis siis on samamoodi mingisuguse mustri sisse väikeste muutuste või vigade süstimine selleks, et masinad tugevamad oleksid ja vastupidavamad. Nii et seesama mõte, nii-öelda see müra süstimine ja selliste nagu võngete toomine teie nagu sellisesse igapäevasesse mustrisse, see on üks eesmärk, mida ka tuleviku mõtlemisega proovitakse saavutada just selleks, et selline isiklik kogemus on see, mis paneb inimesi tegelikult otsuseid langetama, teistmoodi käituma, et sealt saavad tegelikult nagu need päris muutused alguse. Ja selle kohta öeldakse siis nagu episoodiline tuleviku mõtlemine, mis ongi kas siis unenäona kirjeldatav või mingisuguse rännakuna tulevikku, mis siis aitab jah, nagu tunnetada ette, et milline mõne aja pärast, 10 aasta pärast mingisugune situatsioon võiks olla ja luua nagu ka sellised tuleviku jutustused või stsenaariumid, kus on noh, kõik, mis ühes reaalses olukorras on sinu ümbrus, keskkond, sa näed seal mingisuguseid esemeid, mis sinu ümber on, milline loodus, kas sa oled tänaval, sa nagu kuuled, võib-olla isegi haistad midagi, siis sa hakkad juba seal nagu rohkem ringi vaatama, võib-olla seal on mingisugused võimalused, võib-olla seal on mingisugused ohud, et sa natuke nagu analüüsid seda olukorda ja lõpuks see, mis nagu aitab selle asja tõsiselt kohale tuua, on ka emotsioonid, mida sa siis sellest olukorrast saad. Nii et see on nagu see seisund, mida soovitakse tuleviku mõtlemise teatud meetoditega ehk need tuleviku tunnetamise meetoditega kätte tuua. Üks asi on ja väga oluline on tuleviku artefaktid. Ja meie oma koolitustel oleme samamoodi teinud niimoodi, et kui oleme stsenaariumid välja mõelnud, siis selleks, et neid iseenda jaoks mõtestada, aga saada ka tagasisidet teiste inimeste käest, et mida nemad nendest tulevikest arvavad, siis luuakse nii-öelda suveniirid tulevikust ehk siis artefaktid. Me võime ka öelda, et need on tuleviku prototüübid ja nende eesmärk ongi siis see, et me laseme kellelgi kogeda seda tulevikku, et see ei ole niimoodi, et me lihtsalt näiteks jutustame mingisuguse loo, vaid me reaalselt aitame inimesel saada sellise vahetu kogemuse selle tuleviku olukorraga. Ehk siis see ei ole selline analüütiline, et me nüüd arutleme ja mõtleme, vaid me reaalselt kogeme ja lisaks sellele, et meil võib olla prototüüp, millega inimene saab mingisuguses interaktsioonis olla, me võime ka igasuguseid vahvaid katseid ja eksperimente korraldada. Ja eesmärk ongi siis natukene võib-olla inimesi šokeerida, igal juhul tekitada emotsiooni, igal juhul, et inimesel tekib jah, mingisugune selline
konkreetne kogemus ja tal tekib ka empaatia siis selle olukorraga või nende inimestega, kes seal tulevikus toimetavad. Ja artefaktid, eriti kui nad on natukene sellised provotseerivad, kindlasti on ka heaks ajendiks erinevate diskussioonide tekkimisele. Ja siia ma paningi illustratsiooniks ühe tuleviku artefakti. See on siis nimelt selline aparaat, mis teeb tehisliha või isegi tehispeekon tuleb siit välja. Ja mitte ainult see ei ole selle aparaadi juures huvitav, sest sellist tehisliha nii-öelda me juba näeme igal pool, aga selle aparaadi omanikud on sead. Nii et nemad on need, kes selle tehispeekoniga siis äri teevad. Selline natukene provotseeriv näide siis artefakti kohta. Ja meil on võimalik artefakte kogeda erinevates tuleviku mõtlemisele, tulevike seirele keskendunud institutsioonides. Näiteks Dubais mõned aastad tagasi avati tulevikumuuseum ja seal on väga huvitavad artefaktid ja siin on siis näide saastunud linnaõhu artefaktist ehk siis saad reaalselt sisse hingata sellist õhku ja saad sellega siis sellise vahetu kogemuse, et see ongi siis selline ideaalne artefakt, mis paneb inimesi mõtlema selle tuleviku võimaluse peale. Ja siin veel paar näidet. Need on nüüd Institute for the Future artefaktid. Üks on näiteks selline aparaat, et paned selle pähe ja ta loeb juba su mõtteid ja visualiseerib need või paneb kirja. Ühesõnaga, ise sa ei peagi muud tegema, kui ainult mõtlema, võib-olla ma ei tea, mingit teksti looma, luuletust kirjutama nii-öelda oma peas ja aparaat saabki kõik tehtud. Ja vot siin tulevadki need küsimused, need nii-öelda nagu what if, nagu me inglise keeles ütleme, et aga mis siis ja kes seda näeb, kelle kätte see info jookseb ja kas me tahame alati, et meie mõtted kirja saaksid ja nii edasi. Et me näeme, et suundumus sinnapoole on, ajulaineid mõõdetakse, väga palju igasuguseid andureid juba pannakse inimestele pähe, mis lähevad sinna juuksekarva šahtidesse ja mõõdavad sinu ajutegevust, et ega mõtete lugemise masin nagu ei olegi nii kaugel, et siin on nagu põhjust diskuteerimiseks küll. Ja teine näide on siis sellised targad liitreaalsusega töötavad prillid, mis sa paned pähe ja nad siis näitavad sulle kaupluses hoiatavalt, et mida kõike sa osta ei saa või siis, kui sa ostad, et siis sa pead 10 ringi ümber kvartali jooksma, et kõik need kalorid ära kulutada. Ehk siis selline abivahend ja me teame, et meil aina rohkem on selliseid abivahendeid, mis aitavad meil nii-öelda tarku ja endale kasulikke otsuseid langetada. Aga jällegi siit samamoodi võib välja areneda väga huvitav diskussioon nagu üldse inimese enda agentsuse ja enda nii-öelda suutlikkuse üle üldse midagi otsustada ja oma elu kuidagi juhtida ja koordineerida. Ja artefaktide tegemiseks on selline hea, kuidagi väga mõistlik skeem, ehk siis me loome need uued maailmad enda tehtud stsenaariumite põhjal. Me mõtleme, mis on teema, mis on see stsenaarium, mille me oleme saanud siis ühte või teist stsenaariumi metoodikat kasutades. Loome sinna sisse stseenid, ehk siis seal toimub midagi ja paneme siis sinna sisse tegelased, esemed, nii-öelda loome sellise maailma, mis siis on kogetav. Ehk siis sellisest abstraktsest kirjeldusest jõuame väga konkreetsete asjadeni, nii et see on selline tegelikult ikkagi kokkuvõttes väga detailirohke protsess, et me hea artefakti teeks, millest tõesti siis meie eesmärkide jaoks kasu on. Ja üks meetod, mis samamoodi sellise stsenaariumi kirjeldamise
ja tuleviku stseenide loomise juurde kuulub, on tuleviku persoonad. Samamoodi siis loome kõigepealt selle konteksti, vaatame, milline see tulevikumaailm on ja paneme siis mõned persoonad sinna tulevikku tegutsema. Ja siin saame kasutada ka disainis kasutusel olevaid meetodeid. Kas räägime mõne persona nii-öelda päevast, mida ta teeb, kuidas ta siis selles uues maailmas toimetab, milliseid ülesandeid ta seal lahendab. Ja nii nagu me disainis oleme kasutajate ehk siis oma persoonade suhtes empaatilised, et siis täpselt samamoodi me saame mõelda, et mida tunnevad, näevad, kogevad, millised väljakutsed on siis meie tulevikupersoonadel, meie tulevikumaailmades. Nüüd üks väga huvitav viis ka tulevik nii-öelda kätte tuua ja panna inimesi seda kogema, on erinevad sotsiaalsed simulatsioonid. Ehk siis sageli on nad mängude kujul, mis aitavad sul siis orienteeruda selles maailmas ja sunnivad sind langetama teatud otsuseid. Ehk siis seal on jah, erinevad stsenaariumid enne läbi mõeldud, ette antud ja inimesed saavad toimetada. Ja siin ongi üks näide. See on siis kliimateemaline simulatsioon. Mina ise ka mängisin seda mängu, see on ka siis Institute for the Future mäng ja selle mõte oli siis selline, et kuna teatud osades maailmas on ilm juba nii kuumaks läinud, et seal ei ole võimalik elada, siis kõik maailma riigid tulevad kokku ja otsustavad ühiselt, et 1 miljard inimest nendelt aladelt tuleb ümber asustada siis kuskile jahedamatesse kohtadesse. Ja iga riik võtab siis vastu proportsionaalselt sellele, kui suur osakaal on sellel riigil kliimakriisi tekitamises. Ehk siis mina mängisin seda mängu Eesti inimese perspektiivis ja mina olin siis vastuvõtja rollis. Ja selle mängu nimi oligi siis selline welcome party ja kui nüüd see party algas, siis algaski kogu see inimeste liikumise protsess ja teatud tegevused, mida siis mina nende inimeste vastuvõtja riigis pidin tegema. Ja ütlen ausalt, et see oli äärmiselt kaasahaarav ja ma ikkagi väga selgelt tunnetasin, et päris problemaatiline olukord ja et tegelikult ei tahaks sellises olukorras olla. Et see on siis jah, üks näide sellisest suuremast simulatsioonist. Ja siis veel üks selline lühem 10 päeva tulevikus viibimise simulatsioon puudutas siis taaskord kliima soojenemist ja idee oli siis selles, et maailmas lepiti kokku, et 10 aastaks nii-öelda kustutatakse päike ära ehk siis stratosfääri puistatakse väävliosakesi, mis siis päiksevalguse ära kustutavad. Lihtsalt selleks, et natukene maakera jahutada. Ja siis selle mängu nimi oli Sun Exit. Ja siis oligi niimoodi, et see mäng algas sellega, et nüüd on see päev, kõik see juhtub, tuli nii-öelda lülitatakse välja ja kuidas me siis need esimesed 10 päeva selles maailmas toimetame. Et jällegi selline hästi kaasahaarav, väga huvitav ja miks need mängud on põnevad, on just see, et kuna mängijaid on nagu üle terve maailma, siis sa näed nagu väga palju, kuidas need hoiakud erinevates kohtades, erinevates maailmajagudes on nagu täiesti erinevad. Ja jällegi selline põnev katsetus. Ja nüüd veel viimane näide ühest ka suurest päris rahvusvaheliselt toimunud simulatsioonist, mille tellis Maailmapank ja selle autor ongi siis Jane McGonigal, keda Johanna enne tsiteeris. Tema on siis mängudisainer ja tegelikult tal on ka doktorikraad lausa mängude tegemises. Ja see mäng on selles mõttes huvitav või see simulatsioon,
et see tehti aastal 2008, mis on päris ammu, aga see stsenaarium oli see, et aastal 2019 vallutab maailma siis selline hingamisteede viirus. Ja nüüd see siis tuli ja kui me vaatasime seda nüüd tagantjärele, siis see oli nagu sisuliselt väga sarnane sellega, kui meil tuli koroona ja need stsenaariumid olid lahti kirjutatud väga sarnaselt ja ütleme, salvestunud on see, et kuidas inimesed siis nendes uutes olukordades selles mängus või simulatsioonis käitusid ja nüüd tagantjärele tarkusena võib öelda, et see kõik oli väga sarnane sellele, mis siis nagu päriselt ka toimus. Ja Jane on välja andnud ka ühe raamatu või ta on juba mitu raamatut välja andnud, aga üks tema viimaseid, siis seal ta just rääkiski, et inimesed, kes selles simulatsioonis olid osalenud, ütlesid talle hiljem, kui päris koroona tuli, et nad tundsid, et nad on just nagu valmis selleks, sellepärast et nad on selle kõik ühe korra läbi teinud ja neil on nagu kogemus. Et jah, selline huvitav näide. Ja artefaktide teemal jätkates, siis neid võib olla erinevaid, nad võivad olla jah, sellised väga konkreetselt tajutavad, sa saad neid nuusutada, katsuda, aga nad võivad olla ka väga lihtsasti teostatavad. Näiteks Johanna käis Narvas, Station Narva sündmusel eelmine suvi ja seal toimus Narva tuleviku või vist laiemalt isegi Ida-Virumaa tuleviku teemaline workshop, kus osales väga palju noori ja seal siis kasutati ajakirja Kaas kui prototüüp tulevikust või siis tuleviku artefakt. Et see on samamoodi nagu väga hea kommunikatsioonikanal, kus sa saad siis oma ideed väljendada nii, et sa ei kirjelda seda, vaid inimene saab siis seda kogeda teatud viisil. Ja meie ühel oma koolitusel kasutasime sama meetodit ja palusime siis osalejatel oma stsenaariumite kohta teha müürilehe avalehed ja mõned pealkirjad siis sinna panna. Ja tegelikult see oli ka väga mänguline ja tundus, et inimestele täitsa meeldis. Ja nüüd siis jah, siia oluline mõte kõige selle kokkuvõtteks on see, et kui me räägime tulevikust, siis need tulevikustsenaariumid sageli ei ole sellised, mis meile võib-olla väga meeldiks. Nad ei ole sellised, mida me väga tahame ja tegelikult mida provokatiivsemad heas mõttes ja mida põnevamad ja mida rohkem nad ärgitavad diskussiooni, siis seda parem see on. Ja Jim Dator, kes on siis ka väga tuntud futurist, on öelnud, et iga kasulik mõte tuleviku kohta peaks tunduma alguses naeruväärne. Ja seesama mõte tegelikult kehtib ka disainis, et kui sa lood midagi uut, et siis ta peab olema tegelikult nagu nii-öelda disruptive, et ta ei saa olla lihtsalt nagu vana kordamine uues kuues. Et igal juhul jah, kui te tegelete sellega, et siis mina soovitan olla võimalikult loov nende lahenduste väljamõtlemisel. Ja kuidas nüüd oma organisatsioonis, ettevõttes, asutuses alustada, et tegelikult on asi küllaltki lihtne, kui niimoodi skeemi peale vaadata, et kui me mõtleme strateegia planeerimisele ja strateegia nii-öelda protsessile, kus me koostame strateegia, viime ellu, siis analüüsime, kuidas läks, teeme võib-olla mingisuguseid korrektsioone ja nii-öelda ring algab uuesti peale, siis üks võimalus on sellesse üks niisugune paun nagu juurde panna ja enne, kui siis lõplikult strateegiat koostada, teha üks väike käik tulevikku, vaadata, mis seal toimub, mis on need võimalused, ideaalis vaadata, mis on need võimalikud stsenaariumid, ehk siis millised on need erisuunalised arenguvõimalused ja leida siis sealt ideid
ka selliseid taipamisi, mis puudutab võimalikke ohte, komistuskivisid, et see strateegia, mis siis kirja pannakse ja mida ellu hakatakse viima, oleks nii-öelda tulevikukindlam. Ja organisatsioonis võib alati, noh, mitte ei või, vaid lausa peab kuidagi terviklikumalt lähenema ja kaasama tervet tiimi, erineva valdkonna inimesi ja erineva taseme inimesi. Oluline on toetada töötajaid ja nende tulevikuoskusi. Nüüd, mis puudutab värbamist, oma tiimi koostamist, siis väga hea on ka otsida inimesi, kelle jaoks teie tulevikuvisioon on kõnetav, kelle jaoks see on huvitav ja võib-olla ka mõelda, et millised on teie tulevikutöötajad või mis on nagu see uus põlvkond, keda te soovite enda juures näha ja näidata siis neile, et te olete oma tulevikuvisiooni sellisel sisukal moel läbi mõelnud. Ja loomulikult üks väga oluline teema, mis ei puuduta ainult nii-öelda tulevikujulgust, vaid üldse innovatsioonijulgust, katsetamise julgust ja katsetamise juures ka siis eksimisjulgust. Et see on nagu selline organisatsiooni kultuuri küsimus, et katsetamine ja võib-olla eksimine ja uuesti proovimine on nagu organisatsioonis okei, et niimoodi me teemegi asju. Et see on kindlasti üks viis, kuidas ka sellist tulevikku rohkem oma tegemistesse tuua. Ja kui Johanna siin enne rääkis tervest sellest spektrist võimalustest, mis kõik meid mõjutavad, siis kindlasti vaadata tervikuna, mitte ainult oma valdkonna spetsiifiliselt või ainult tehnoloogiale keskendudes, et vaadatagi kõike, mis meie ümber tervikuna toimub ja kuhu need asjad arenemas on. Ja nüüd skemaatiliselt, kui seda protsessi mõelda, siis nii nagu me alustasime horisondi skaneerimisest, siis nii-öelda see töö algab sellega, et me jälgime soovitavalt regulaarselt, mis on need huvitavad nõrgad signaalid, sellised tulevikuseemned või tulevikualged, vaatame, mis on juba välja kujunenud trendid, siis vaatame, kuhu asjad võiksid liikuda. Samamoodi, noh, kui trend on meil juba teatud suunas liikumine, siis meil on ka rida ja väga olulisi määramatusi, mis me võib-olla ei tea, kuhu suunas lähevad. Nende põhjalt saame siis luua erinevaid stsenaariume, neid interpreteerida, vaadata, kus on meie jaoks võimalused, kus on ohud ja sealt edasi liikuda siis sellise klassikalise planeerimistöö juurde ja siis elluviimise juurde. Ja tuleviku mõtlemise võtmes me kasutame sageli mitte lihtsalt sellist teekaarti, mis algab tänasest ja liigub kaugemale, vaid sageli keerame selle teekaardi teistpidi, nii et me alustame tulevikust ja liigume siis nii-öelda tagurpidi planeerides, vaatame, et mida me mingisuguse ajaperioodi jooksul saavutama peame, et siis seda soovitud tulevikku saavutada. Ja siin on jah lihtsalt üks väike näide ühest protsessist ühe kliendiga, kus see oli tegelikult üks Eesti apteegikett. Ja kuidas me tegime, vaatasime mitte väga kaugele 5 aasta taha, 2030, tegimegi ettevalmistust, kogusime signaale, drivereid ehk siis mõjutegureid, töötajad ise panid signaale andmebaasi, nii et kõik olid kaasas sellel otsimise teel. Siis töötoas vaatasime läbi, mis me leidnud oleme ja nii-öelda sünteesisime kogu seda infot, jõudes kokkuvõttes siis sellise tuleviku olukorra sõnastamisele. Ja sealt edasi siis vaatasimegi, mis on need nii-öelda taipamised, mida see meie jaoks tähendab. Kasutasime sellist right to curves meetodit, kus sa siis vaatad, et kuhu asjad liiguvad ja kuidas me tulevikus hakkame asju tegema. Ja samuti vaatad, et mis tuleb minevikust kaasa meiega tulevikku, meie väärtused, ma ei tea, kas meie bränd, meie
kultuur, meie spetsialistid, et mis siis on see, mis tulevikus toetab meid ja mis tegelikult juba minevikus meil olemas on olnud. ja lõpuks siis kirjeldasime visiooni ehk siis sellise tuleviku seisundina ja sellele järgnevalt tegimegi siis teekaardi, et kui see tulevikuseisund annab sulle aimduse, milline su strateegia on, mida sa pead tegema, et visiooni saavutada, siis sealt saab juba hakata ka nagu neid samme planeerima. et niimoodi umbes need asjad näevad välja. Ja nüüd, kui mõelda, siis tuleviku mõtlemise nagu roll organisatsioonis võib olla erinev, sõltub, kui sügavuti tahetakse asjaga tegeleda. et kõigepealt ta võib olla lihtsalt selline jah, töövahend, siis edasi ta võib nagu olla täiesti integreeritud meie metoodikasse, et me oleme kindlad, et me alati arvestame sellega. noh, keegi ei esita küsimusi ja variant on ka see, et ta muutub selliseks nagu mõtteviisiks, mis on siis täiesti sisse imbunud nii-öelda. ja meie jaoks noh, see on nagu ideaalne olukord. ehk siis kui organisatsioonis tajutakse, et kvaliteetse ja tulevikukindla strateegia loomiseks on mõistlik teha see väike võib-olla ka suur siis lisasamm ja käia tulevikes ära, enne kui plaane hakatakse pidama. et see oleks siis noh, ideaalpilt. ja nüüd, kui mõelda sellise kultuuri, mis siis noh, on ikkagi põhjapanev ja väga oluline organisatsiooni mõttes, et alati on inimesed, kes nakatuvad sellest mõttest, kes nii-öelda moodustavad sellise initsiatiivgrupi ehk kes on sädeinimesed. väga oluline on see, et horisondi seire, kas siis signaalide otsimine või ma ei tea, trendimiitingud, ükskõik millises vormis seda teha, et see muutuks regulaarseks ja tavapäraseks. et meil oleks julgus ja tegelikult, et me võtaksime ka aega, et küsida, mis oleks, kui küsimusi ja et me teeksime teatud regulaarsusega ja seda nüüd ei pea küll väga tihti tegema, aga ikkagi nagu mingi sellise planeerimise sammuga kaasas käima, et vaadata, mis siis on need võimalikud tulevikustsenaariumid ja samamoodi vaadata tagasi, et kuidas see lähiminevik on kujunenud. ja noh, üks viis ka sellist innovatsiooni ja tuleviku mõtlemise kultuuri mõtestada on siis nagu tiimid ja milline on sinu meeskond ja kuidas ta toimib. ja selle kohta on hästi vahva raamat kirjutatud Sandy Carteri poolt Tiiger ja jänes. ehk siis, kui me mõtleme nii-öelda tiigri peale ja tiigrilaadsetele tiimidele, siis meie jaoks, kui mõelda tuleviku mõtlemist, siis võib-olla pigem sellised jänesehaake tegevad, sellised hästi dünaamilised tiimid on need, kes meil selleks vajalikud on. nii, ja tundub, et minu slaidid on otsa saanud, ehk siis on aeg mõelda, kas meil on küsimusi tekkinud, mõtteid, kommentaare, et saaksime natukene arutleda ka sellel teemal. senikaua, kuni kõik teised oma küsimusi siia Q&A alla panevad. aitäh, Madeleine, mul oli väga-väga põnev sind kuulata. aga mul on üks küsimus ja Eestis ei ole väga palju tulevikusimulatsioone tehtud. et kui nüüd keegi võtaks ette ja teeks ühe huvitava tulevikusimulatsiooni, siis mis sinu meelest võiks olla see valdkond, milles seda simulatsiooni võiks teha? mina teeksin täitsa
kui ma mõtlen nagu Eesti tuleviku peale ja selle peale, et meil on praegu hariduse teema on väga aktuaalne. ma võib-olla teeksin hariduse teemalise simulatsiooni, aga ma kindlasti tahaksin teha seda niimoodi, et noored ja lapsed on ka sinna kaasatud, et nemad saaksid seda meie hariduse tulevikku visioneerida. no võib-olla visioneerimine on ka selline väga nagu kantseliitlik sõna, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et praegu, kus sellest digihüppest on juttu ja igasugustest muudest teemadest, mis siin hariduse ümber keerlevad, et midagi sellist ja noh, ma tahaks küll, et me varsti hakkama saaksime selle simulatsiooni tegemisega. jah, et tõmmata see pilt natukene laiemaks tehnoloogiast. ja ja kindlasti. te võite meile esitada veel seal küsimusi või siis lisada mitte küsimusi, aga oma mõtteid selle kohta, et millist tulevikumõtlemist või milliseid tulevikusimulatsioone meil oleks Eestis vaja, et meil on natukene veel aega. Või milliseid mõtteid see ettekanne veel üldse tekitas, et kas on midagi, mida tahaksite meilt veel küsida? mina küsin senikaua seda, Madlen, et kelle oma on tulevik? meie kõigi oma. mis sa arvad, miks on niimoodi läinud, et kui paarkümmend aastat tagasi olid noh, ikkagist enamjaolt olid sellised hästi eksperdipõhised stsenaariumiprojektid ja natuke mulle tundub, et oli oluline seda tulevikku nagu rohkem täppi saada, noh, et nagu hästi korrektne olla sellega, siis nüüd noh, Sitra, ka Policy Horizons Canada, nad räägivad üha rohkem sellest, et tulevik on igaühe oma, et miks see, millest see muutus on tulnud, mis sa arvad? No ma arvan seda, kuigi ütleme, igal ajastul tõenäoliselt kuidagi tundub, et asjad liiguvad väga kiiresti, aga ikkagi noh, mulle tundub, et me oleme praegu selliste väga kiirete muutuste ajastul ja see, mis sa rääkisid sellest bunny maailmast, et kuidagi on nagu selline ka üldine ärevus ja võib-olla protsessid ei ole nii lineaarsed ja kuidagi on selline tunne, et kõik juhtub paratamatult hirmsa tempoga, üldse ei tea, mis homne päev toob. et see on hakanud nagu inimesi tervikuna noh, nii-öelda kodudes ja igal tasandil mõjutama ja seetõttu noh, sellise tuleviku agentsuse saavutamine ka rohujuure tasandil on väga oluline ja seetõttu ma arvan, ka tuleviku mõtlemisega tegelevad organisatsioonid on läinud nii-öelda rahva sekka ja proovivad nii ettevõtete tasandil kui ka eraisikute tasandil seda mõtteviisi ja ka seda noh, ütleme metoodikat tutvustada, et kuidas sa saaksid ise omada suuremat kontrolli oma tuleviku üle või vähemalt tajuda mingisugust suuremat kontrolli selle üle, et see ärevus väheneks ja ärevusest tingitud apaatia väheneks, et inimesed oleksid tegusamad ja lööksid kaasa ka võib-olla suuremate ülesannete lahendamisel, sest tegelikult see päris nii ei ole, et üksikisikul nagu tuleviku kujundamisel mingit rolli ei ole, et igaüks saab ikkagi oma panuse anda. Nii et seetõttu ma arvan, et mida tehakse ja tegelikult, mida meie siin Eestis ka teeme, et see on äärmiselt oluline. Et kui muidu tõesti stsenaariumite loomine ja see tundus pigem sellise akadeemilise ja ma ei tea, sellise väga makrotasandi tegevusena, siis nende stsenaariumite toomine inimestele lähemale, et tekiks empaatia tulevikuga, tuleviku iseendaga, et ma arvan, see on äärmiselt oluline. siin on Mhm, Mikul üks mhm, hea küsimus jälle, et kes mhm. peavad tajuma suuremat kontrolli, millised persoonad, kelle tegutsemisviisist parem tulevik ja loome rohkem sõltub. ahaa, sa oled siia vastuolu sisse kirjutanud. Mhm, mhm, mhm. No no see on tõesti nüüd nagu väga hea küsimus. Mis sa, Johanna, selle peale kostad? mina ütleksin selle peale, et meie Mikuga praegu oleme ühes uurimisrühmas koos ülikoolis, kus me siis hakkamegi uurima siis demokraatlike otsustusprotsesside
reformide legitiimsust. Ja see väljakutse, mida me siin ka tulevikuuuringute valdkonnas võib-olla natuke proovime otsapidi lahendada, on see, et inimestel on tunne, et nemad ei saa panustada sellesse, et mis toimumas on, et võib-olla on neil ka liiga palju selline tunne, et need otsused toimuvad kuskil mujal, on võõrandumine või inimese siis otsustajate vahel ja samas nad siis ka nagu ei tunnusta neid, et nad on rahulolematud, ei tunnusta neid otsuseid. aga meie puhul me oleme ka kõige rohkem mõelnud sellest tulevikuagentsusest läbi noorte. Ja noh, see on muidugi väga hea küsimus, et kuidas siis nagu veel edasi võimestada, et kuidas viia ka näiteks need katsete tulemused siis reaalsetesse otsustusprotsessidesse, kui me räägime tavakodanikest. Et ettevõtte puhul on natuke lihtsam näidata, kuidas saab siis kaasata oma erinevaid töötajaid ja nende nagu mõtteid kuulata ja nendega koos seda tulevikku kujundada. aga noorte puhul meil on mõned mõtted selle kohta ja noh, me loodame seda valdkonda ikkagist nagu edasi toetada, et seda tulevikuagentsust luua. nii, ma vaatan, Riinul on ka küsimus. Eestis tõesti on loodud erinevaid stsenaariume, meil on visioone, arengukavasid, meil on kasvõi Eesti 2035 nagu riiklik arengukava, digiühiskonna arengukava, pluss on ka erinevaid stsenaariume ja nüüd ju tuli ka personaalriigi arengustsenaariumid erinevad. Et Mhm. tõepoolest seda tulevikku on väga palju uuritud ja tegelikult on tehtud väga huvitavaid stsenaariume, millest noh, isegi väga palju ei teata. aga seal ongi nagu see küsimus, millele meie soovime oma instituudis tähelepanu pöörata, on, et kui nüüd kõik need ka arengukava stsenaariumid, asjad on nagu valmis, et mida see siis tähendab, mida me peaksime täna hakkama tegema, et siis see tulevik tuleks kas selline, nagu me tahame, et ta tuleb, või siis vältida mingisuguseid ootamatusi. Mitmete arengukavade puhul ma olen paratamatult pidanud kokku puutuma siin erinevate teemadega oma disaineri töö tõttu. Ei ole kasutatud vot sellist stsenaariumi loomise meetodit, nagu millest meie räägime, et kus on määramatusi arvesse võetud või kus on tehtud siis sellised arhetüüpstsenaariumid, ma ei tea, kasvu, kokkukukkumise ja nii edasi, mis need võimalused on, et pigem tundub, et kuidagi on projitseeritud nagu minevikku, tulevikku või siis on väga palju nagu kuidagi selle pinnalt, mida me justkui nagu teame minevikust, on siis see tulevik ette kujutatud mingisuguse visioonina. Ja üks teema, mis minu meelest ka on, noh, tuleb välja, on nagu need kasutatud tulevikud või nagu see used futures. Ehk siis kuidagi me nagu globaalselt või millegipärast me teame, et nagu need on need teed, kuidas tundub nagu, et me oleme kõik kokku leppinud ja see on see, kuhu me nagu peame minema. Et ongi mindud nagu noh, sellisest lahtisest uksest nagu sisse, mingi ette sisse küntud vagu pidi nagu edasi. Ja seal ongi, kus noh, saaks nagu selle asja huvitavamaks teha ja nagu kaaluda nagu neid noh, väga erinevaid võimalusi, kuhu asjad saavad liikuda. ja mina ütleksin, et tõesti ühest küljest ongi, meil on neid kogemusi väga palju ja ma näen ka, et ma igapäevaselt ka suhtlen nii Riigikantselei inimestega, kes siis neid stsenaariumeid või sellist tuleviku mõtlemist avalikku sektorisse tegelikult väga aktiivselt toovad ja seda lähenemist ka loovad, siis muidugi suurepärane töö on Arenguseire Keskuses erinevate stsenaariumidega, et kui tahate näha häid stsenaariumikomplekte, siis nende kodulehelt neid näeb. aga teisest küljest jah, et kuidas me saaksime siis ka kogu poliitikakujundusse selle mitmevariantse tuleviku sisse tuua. aga mina näen, et see on täiesti eraldi veebiseminari teema ka, tuleviku mõtlemine Eestis. Ja siin on materjali võib-olla isegi mitmeks veebiseminariks,
esialgu kutsume teid siis üles vaatama näiteks Facebookis või LinkedInis, et mis meil edasi plaanis on. näiteks 13. mai plaanime Ülemistes teha Tulevike stuudioürituse, kus me just vaatamegi sisse nendele trendidele ja signaalide teemale. siis tulevad Emilia ja Minna meile külla, et sinna saab veel regada. aga meil on igasuguseid häid mõtteid veel, et kuidas seda tulevikuteemat siis laiemalt avada ja siis huvilisi Eestis kokku tuua. igal juhul mina omalt poolt tänan ja väga huvitav oli ka Madleeni kuulata ja loodame siis teiega peatselt uuesti kohtuda. ja aitäh kõigile, kes tulid ja kuulasid ja tulevikus siis kohtume jälle. tulevikus näeme.